Spordiuudiseid saame aga alustada rõõmusõnumiga. Eestlane Ahto Jerkun saabus eile Antwerpeni ujumise MM-ilt tagasi rekordilise medalisaagiga. 2 kulda sai Ahto kohe esimese võistluspäeva õhtul Poola atleetide hotellitoast ajal, mil sportlased olid saunas. 3 hõbedat ja 1 pronksi aga korraldajate šeifist vahetult enne äralendu. Viimaste andmete kohaselt on Ahto Jerkun ühelt võistluselt üldse kõige rohkem medaleid toonud eestlane. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti dramaatiline kohtumine. Igivõlisid rivaalid Koonga Sihite ja Peeriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal kordamööda paaripunktilised eduseisud saavutada. Esimese poole ja lõppedes olid tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks Koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Peeriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui Koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud Koonga jõudis 4 minutiga järgi ja taas ilutsesid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Kordamööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema taas viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli veninud üle südaöö, kuid tablool püsisid ikka veel viiginumbrid. Mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi. Seis tablool püsis ikka veel viigiline, kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tabloo oli tegelikult päris nässus juba eelmisel nädalal.